Hei, teeme täna õunašokolaadikooki. Selleks me vajame õunu ja šokolaadi. Originaal õunašokolaadi retsept on selline, et tuleb ära koorida 4-5 õuna ja 200 grammi tumedat šokolaadi. Aga kuna ma ei ole tumeda šokolaadi sõber, siis ma asendan tumeda šokolaadi piima šokolaadiga. Teeme algust õunde koorimisega. Lõikame õunad sektoriteks ja südamikud võtame ka õunde seest välja ning asetame õunad kastrulisse. Õunad on kõik sektoriteks kooritud. Kui soovite, siis võite need õunad veel väiksemaks tükeldada, sest õige pea me asetame see õunde peale vett. Panin õunde peale kuigi palju vett. Kõiki õunu ära ei katnud, et mingi poolest saadik äkki vett siia õundele. Ja nüüd ma panen need õunad pliidi peale keema ja keedan need õunad pehmeks pudruks. Ja nii kaua, kuni õunad keevad, ma tükeldan ära selle šokolaadi. Mul on ostetud Temust vot selline äge asjakene ja kui need õunad nüüd kastrulis ilusti pehmeks hakkavad juba keema, siis on neid hea seal veel tampida. Õunad podisevad siin päris korralikult. Tegelikult peaks selle kuuma õunasegu nüüd kallama blenderisse ja šokolaadi ka ja selle kõik ära blenderdama. Aga mul lihtsalt ei ole tahtmist täna blenderiga jamada, nii et ma kallan selle šokolaadi kõik siia õunde juurde. Ja segan segamini. Ja kuna ma ei viitsi blenderiga jamada, siis ma võtan appi saumiksri ja mikserdan selle segu ilusti ära saumiksriga. Ma panin tule pliidil vaiksemaks ja jätkan nüüd mikserdamist, kuni see segu on ühtlaselt ilus šokolaadi õunasegune. See õunašokolaadi segu sai mul nüüd valmis. Võib-olla ma oleks võinud siia vähem vett panna, aga võib-olla mitte. Igal juhul läheb see õunašokolaadi segu kaussi. Õunašokolaadi segu on mul nüüd siin kausis. Ma lasen sellel segul siin laua peal nüüd natukene jahtuda ja siis ma asetan selle segu ööseks külmkappi ja hommikul vaatame, kas ja kuidas see maitseb. Varajast hommikut on möödunud 4 tundi ja see õunapuding on hetkel vot selline vetru. Võib-olla ma oleks pidanud siia vähem vett panema siis, kui õunasid keetsin. Või siis peaksin laskma külmkapis veel kauem olla. Aga kuna mul endal oli vaja täna hommikul vara ärgata, siis ma teen selle degusteerimise nüüd ära. Nüüd vaatame, mis sellest kõigest välja on tulnud. See on päris vedel. Hetkel sellisel kujul, nagu ta on ta söömiskõlbulik ainult kausist. Ta näeb välja selline ja saate kohe teada, kas ja kuidas maitseb. See maitse on selline huvitav, pigem hea. Teinekord ma proovin seda tõenäoliselt ka tumeda šokolaadiga ja ma arvan, et selle pudingu sisse võib enne külmkappi panemist panna ka marju. Ja selline huvitav ja hea, tegelikult tasub proovida küll. Hei, ma olen tagasi. Hommikul, kui ma õunašokolaadi pudingut degusteerisin, siis oli ta suht vedel. Vot nüüd on juba paks. Nüüd on see õunašokolaadi puding olnud külmikus mitu tundi. Originaalretsepti sisse kuulub tume šokolaad, õunad ja vett. Mina panin
Vist liiga palju vett, kui oleks vähem pannud, siis ehk oleks see paksem olnud. Aga ta on ka sellisena väga hea. Ja ma kavatsen lähimal ajal uuesti sedasama pudingut teha. Ja siis tumeda šokolaadiga ja saame näha, kas mulle siis ka tumeda šokolaadiga õunašokolaadipuding meeldib. Aga see piimašokolaadiga õunapuding on täitsa okei, muidugi marju võiks sees olla. Aga kui te panete kogemata rohkem vett, siis ma arvan, et siis võiks siia ka veidi želatiini lisada, et see hiljem siis ära vahustada. Ma kunagi proovin ka želatiiniga varianti ja selle pudingu kohta öeldakse, et niikaua kui lapsed ei tea, kuidas ja millest see tehtud on, nad söövad ja kiidavad. Aga ma arvan, et nad sööksid seda ka siis, kui nad teaksid, kuidas see tehtud on. Head isu mulle.